ma arvan, on väga palju asju, mida te ei tea. Mis see on? Okei, mulle ei meeldi. Ja te ei kujuta ette, mis just juhtus. Tere hommikust, käes on laupäev, 13. detsember. Te ei kujuta ette, kuidas ma olen maadelnud iseendaga, et kas ma lähen täna trenni või ei lähe. Ma lähen. Ma otsustasin, et see on mõnus. Täna näitas mu Ultrahuman sõrmus mulle kõige madalamat nii-öelda sükest readiness skoori, kuigi seal selle nimi ei ole readiness skoor. Aga valmisoleku numbrit, mis ma näinud olen, mis ei olnud ka tegelikult väga madal, 69 vist. Et ega see ka ei ole kõige hullem, see näitas nagu kollasena seda, et muidu mul on olnud roheline. Ikkagi seal 80 ringis ja siis see 69 on nüüd kollane. Aga ma ei tea, tegelikult ma ei tunne nagu ennast nagu hullult palju erinevalt. Et veits, on siuke, et tahaks kodus olla, aga ma ei tea, see võiks niisama ka olla. Ehk siis ma lähen käin trennis, ma teen täna kardiopäeva. Ma arvan, ma teen lihtsalt 30 minutit rattasõitu. Siis ma olen endaga rahul, teen äpsid otsa. Ja siis mul on vaja korra käia veel Lidlist läbi. Ja siis vaatamegi juba edasi. Nii, ma olen oma trennist ja kiirelt poeskäigult tagasi, käisin pesus. Ja nüüd on aeg näohooldusrutiiniks ja teate, see õli ikkagi praegu nii häirib mind, mis mul on see hais. Et ma proovin täna kas hyaluroonhappeseerumiga ajapasja ära. Panin kõigepealt elämise toonikut, sest hyaluroonhappet on hea panna niiskele nahale. Siis ta teeb oma tööd palju paremini. Teeme nüüd lümfisöömed lahti. Mulle tegelikult väga meeldis see madara näoõli, mis mul oli. Aga ma ei ole lihtsalt seda juurde ostnud, sest ma arvasin, et mul on seal varus mingisugune õli, et küll see toimib. Aga lihtsalt ta nii eemale peletavat. Et ma ei saa. Okei, praegu on nagu päris mõnus niiskesema. Nii, okei, see lõpp läks kiireks, sellepärast, et see hakkas ikkagi siit näo poolelt juba täitsa ära imenduma. Nüüd ma siis ei puhasta rohkem nägu, vaid lasengi sellel seerumil imenduda ja lihtsalt panen siia otsa selle Kiehl'si kreemi. Nii, ma olen jõudnud silmade juurde ja ma tahaks täna teha natuke nagu soojemate toonidega silmad, et nagu te teate, ma olen siin viimasel ajal pigem siukseid kas väga neutraalseid või jahedaid toone kasutanud ja mulle meeldib see, aga täna, kuna usute või mitte, aga ma kavatsen teha õhtuks punased huuled, kohe praegu ma neid ei tee, sest mul on vaja paar asja filmida, aga ma kavatsen hiljem teha ja siis ma kuidagi nagu kujutasin ette, et võiks sinna juurde teha siukse soojema, üsna tagasihoiduka, aga soojema silma. Sest et nagu te ka ütlesite ja nagu ka see jumestaja ütles, kes mulle tegi mõned päevad tagasi selle meigi. Ja seda ma tegelikult tean juba ammu ise ka. Et soojad toonid toovad sinised silmad esile. Nii et sellepärast ma tahaks sükast natuke õrnalt nagu punaka alatooniga, oranžika alatooniga silmameiki teha, aga samas ma tahan, et see jääks hästi tagasihoidlik, sellepärast, et punased huuled saavadki olema nagu see põhielement meigis. Täna on siis mu sõbranna Janne jõulupidu, ta on kutsunud oma sõbrad kokku ja tuleb tore õhtu. Küll aga ma ei tea, kui palju ma sellest teile filmin, sellepärast, et nagu ma ütlesin, need on Janne sõbrad. Ma ei tea,
kas kõik inimesed tahavad kuskil vlogis olla, on ju. Ehk siis ilmselt mingid tagasihoidlikud klipid ma sealt teen, aga pigem näete seda ettevalmistuse protsessi siis sinna. No nii, mis me siiamaani arvame? Suht tobakas. Kas ma lisan natukene nagu seda oranžikat tooni veel või? Kuulge, nüüd läks kuidagi juba intensiivseks, ma tahtsin tegelikult nagu light wash of color, see ei ole light wash of color. Kuidas saab ära? Ma uhan siit lihtsalt puhta pintsliga üle natuke. Nii, okei, natuke sai vähemaks. Tagasihoidlikkuses väga super hea ei ole. Ja sellistes no make-up ites nagu, ma ei oska. Minu, kui ma väga tahan, eks ma ikka oskan, aga ma ei taha väga. Ja siis ma panen matti heledat ilma sisenurka nagu ikka. Või noh, kuni laukeskuseni ja sisenurka. Ja ma vist ei lisa, mul on küll jube suur kiusatus siia ka mingit sädelust lisada. Et oleks ikka nagu siuke eriti jõulune ja siuke, aga no vaata siis see punane huul saaks olema lihtsalt nagu too much siia otsa. Mingi sädelused, värgid, särgid ja siis veel see punane huul nagu kuskilt peab vaata tagasi hoidma, kui tahta seda punast huult teha. Vähemalt see on minu arvamus. Muidu ta läheb nagu üle piiri. Nii, kuulge, aga see on päris nunnu. Panen natukene ripsma piirile tumedamat pruuni ka. Ma ei ole veel kindel, kas ma tahan hiljem panna tibakene välisnurka äkki mingit lisaripset või ei taha. Aga siis mul on seda parem teha, kui seal on natukene mingit tumedat piirjoont tehtud ripsma piirile. Mitte piirjoont, ma ei tea, lainerit. Ma proovisin täna teha mingisugust messi panni. Ma ei tea praegu, mida ma sellest arvan. Ja ma ei tea täpselt, milline see tagant välja näeb. Ilmselt väga messi. Aga ma ei tea. Ma lihtsalt tahtsin midagi teistmoodi. Mul on nii kopp ees oma tavalistest lokkidest. Aga need on nagu liiga. Ma ei tea. Võib-olla midagi võiks nagu teisiti olla. Võib-olla need ikkagi kuidagi ka nagu eest ära. See on ka totakas. Ma ei oska praegu paremini panna. Nii, aga vaatame advendikalendrid üle. Vau, 13. Meil on üle poole läbi. Issand, see on kõige suurem muks vist. Okei, 18 on ka väga suur. Aga see 13 on siin. Real Techniques'i Miracle 2-in-1 Powder Puff. Seda ma kohe kindlasti kasutan, nii et ma teen ta kohe lahti ka. Mulle väga meeldivad need powder puffid. Ja see on siis nagu kahepoolne. Siin pool on liquid pool ja siin pool on siis see puudri pool. Täitsa nunju. Nii et see läheb kindlasti mingi hetk kasutusse. Ja Maria kohta tahtsin öelda seda, et te ei ole teda nüüd siin mõned päevad näinud. Tal on lapsed haiged kodus. Nii et praegu lihtsalt ta võtab aega, et laste eest hoolitseda ja küll ta siis, kui ta aega saab ja lapsed tervemad on, siis ta saadab klippe ka. Nii, aga 13, mis pidi, nii, on meil selline väikene pakikene. Ja keegi, mul lihtsalt tuli praegu meelde, et Maria kohta keegi kommenteeris, et ma ei teadnudki, et tal lapsed on. Selles suhtes, et ma arvan, et ei tea väga palju asju. Mitte üldse halvaga, aga nagu te näete ikkagi nagu väga väikest osa, eriti minust jah, te näete siin päris palju on ju, aga mu sõbrannadest te näete ikkagi väga sellist väikest osa nende elust, mis on, ja see osa on lihtsalt minuga seotud osa on ju, nii et ma arvan, on väga palju asju, mida te ei tea. Mis see on? Romand. Kas see on nagu hästi hele roosa? Või see puna või? Ta on hästi hele roosa toon. Ma arvan, niimoodi on päris hästi aru saada. Sest selle peal on kirjas, siin on mingid, mulle tundub, et see on kas korea või igatahes siin on mingi muus keeles kirjutatud ja siis better than cheap. Ju ikka põsepuna, jah.
aga ma pean proovima seda põse peal, aga ma ise nagu esimese asjana, kui ma seda nägin, ma mõtlesin, et see võib olla hea nagu silmaaluse puudrina, sellepärast et siuksed roosakas peachy toonid on need, mis neutraliseerivad lillakaid, sinakaid toone, et noh, kui silmaalune on siuke tume, siis just sellist sorti toonid seda nagu canceldavad. Aga põsepuna, wow. Issand, kui pehme puuder. No seda peab proovima. Ja siis Red Bulli oma. Kuigi ma juba täna joon Red Bulli, originaal Red Bulli nagu nägite, aga lähme avame ikkagi. Veel üks roheline. Oota, kas see on see sama Cactus Fruit? Oli ju see juba? Jaa. Mul on see alles ka. No, see mulle meeldib. Nii et läheb varusse. Ma sain oma koostööasjad filmitud. Tahtsin teiega jagada veel eile, kui ma käisin poes. Enamus ostud olid kingitused, aga 2 asja ostsin endale ka New Yorkerist. Ja lihtsalt tahtsingi jagada, et New Yorkerist saab neid toredaid sukkasid. Kohe näitan, mida ma mõtlen. Nii, peale vaadates näevad välja nagu tavalised mustad sukad. Ja tegelikult on nad paksemad sukad, kus on sees juba nagu nahavärvi kiht. Ja seega nad on nagu põhimõtteliselt 2 kihist koosnevad nagu paksemad sukad. Aga mitte päris nagu need mingi fliisisukad ka. Ma olen varem selliseid tellinud Sheinist, aga tore näha, et neid saab ka täitsa koha pealt, võib-olla tegelikult saab kuskilt veel, aga ma lihtsalt varem nagu ei ole väga palju märganud. Ja need konkreetsed, mis ma ostsin, on täppidega. Ma ilmselt panen need täna jalga, sest et ma plaanin kleidi panna jõulupeole ja siis teine asi, ma ostsin neid oma lemmik valgeid sokke. Et need maksavad 4,99 ja mulle meeldivad tegelikult väga maiproteiini omad, mul on neid kõige rohkem vist ja siis mul on hästi palju neid New Yorkeri omasid. Need on niisugused mõnusad paksemad ja neutraalsed. Nagu te nägite, siis ma ostsin selle Zara Home'is selle gingerbread küünla, mis näeb juba iseenesest ka hästi ilus välja. Ja kuna mul oli natuke veel siis eelarves ruumi, kuna see maksab 23 eurot ja eelarve on 35, siis ma mõtlesin, et ma panen Jannele juurde ka selle Sky High sädeleva ripsmeduši. See on midagi sellist erilist. Ma loodan, et tal ei ole seda. Ja kuna ta on ka Makeup Girli, Niksis me ju kohtusime, et siis ma usun, et talle võiks see meeldida. Ma küll ei tea nüüd täpselt, kuidas seda nagu pakkida. Et kas ma panen need veel omakorda mingi karbikese sisse, panen sinna äkki šokolaadi ka juurde. No läheb natuke üle eelarve, aga okei on ja. Või siis ma lihtsalt pakin selle eraldi pakkepaberisse, pakin selle pakkepaberisse ja seon lipsukesega kokku. Nii, ma olen vahepeal kleidi selga pannud. Ma näitan teile seda kleiti ka kohe. See on mu sünnipäeva kleit eelmisest aastast või nagu selle aasta sünnipäev või noh. See on nii imelik, endal on ka imelik, et mis aasta sünnipäev see siis nüüd on. Oota, millal ma pidasin seda? Ikka enne aastavahetust jah, et no, mul on 1. jaanuaril sünnipäev ja siis jah, vahepeal ma pean seda ennem 1. jaanuari, vahepeal peale 1. jaanuari ja siis ma nagu, kas see on selle aasta sünnipäev, eelmise aasta sünnipäev. Igatahes, mu viimasel sünnipäeval mul oli see kleit seljas ja siis ma kandsingi seda veel aastavahetusel ja rohkem ma ei olegi seda kandnud, nii et ma mõtlesin, et täna on aeg see selga tõmmata. Nüüd ma viskasin selle tuka nagu siia poole, aga tegelikult ma ei tea. Ma ei tea, mida nende juustega teha, aga seda ma tean, et ma panen Maybellini Vinyl Inki toonis Capricious peale. See on siuke jahe punane toon, siuke nagu roosaka alatooniga. Mulle endale nagu meeldivad sellised, need ka ei tee hambaid kollasemaks. Aga punase huulepulga peale panemine on alati selline pinge. Aga selle Vinyl Inki see ots on väga hea. Siuke suht nagu täpselt joont saab teha sellega. Ma ütlen teile, siin on nii suur võimalus, ma panen selle peale ja ma olen ikka mingi, okei, mulle ei meeldi. Aga ei, ma olen ikkagi committinud. Mis me arvame? Sellisest, issand ma kogu aeg lihtsalt kannan, et see on mu hammaste peal. Aga mis me arvame siis sellisest punasest toonist? Minu arust see sobib mulle. Ja me vist jätan need juuksed ka nii. Ei, ja see mulle ei meeldi kindlasti. See oleks ka fine, aga las nad siis olla nii. Selline näeb mu kleit välja, väga sädelev. Ja mulle meeldib, et need sukad ei ole nagu liiga täpilised.
et nagu natuke täppi. No nii, ma hakkan kohe liikuma ja mulle anti ülesanne võtta kaasa jää, seal mul õnneks olemas. Nii et võtan paki jääd kaasa ja siis enda lemmiku mulli ehk siis Marcel Gabellieri Cremanti. Selline, keda huvitab. Mulle meeldib, et ta on nagu selline mahedam ja see mull ei ole nii terav, et Prosecco on võib-olla vahepeal nagu liiga mulline. Ma ei oska seda paremini kirjeldada, aga see on nagu natuke siuke mahedam, maitsed ka mahedam. Ja mulle väga meeldib see. Ma ei tea, kas ma pakitud kingitust näitasin, aga see tuli selline. Ma panin igaks juhuks teise pakkepaberisse kui see roosa, millest sa pole praegu pakkinud. Et juhuks kui Janne on vaadanud vlogmassi, et siis ei ole kohe aru saada, et see on minu pakitud. Kuulanud 1 öösel ja te ei kujuta ette, mis just juhtus. Ma olin jõudnud taksoga koju, kui sain aru, et ma jätsin oma kaamera Janne juurde. Nii et ma võtsin uuesti takso, panin vahepeatuseks Janne kodu ja siis jälle tagasi enda kodu. Nii et ma just sõitsin nagu mingi pool tundi edasi-tagasi, et tuua kaamera, et ma saaksin selle vlogi ikka õigel ajal teile deliverida. Igatahes. Ja nüüd ma tulin just oma trepist üles 5. korrusele. Ja ma olen täiesti out of breath, aga väga vähe klippe oli. Aga väga tore jõulupidu oli. Siin käe peal te näete Janne laps Alexa andis mulle oma kõige ilusamad kleepsud käe peale. Ta sai aru, et Kaisa on nõrgim lüli seltskonnast, keda saab meelitada endaga mängima vahepeal ja tegutsema. Nii et ma ei suutnud talle ei öelda, siis ma ikka käisin temaga mängimas ja siis ta näitas mulle igasuguseid oma mänguasju, kleepse, igasuguseid ägedaid asju. Ja sellest ka siis see. Aga väga tore pidu oli, ma sõin täna esimest korda lõhe. Jah, ma olen 28 ja ma sõin täna esimest korda lõhe. Nagu te teate, taimetoitlaste pere, üldse hakkasin väga hilises eas proovima lihatooteid. Mereandideni jõudsin alles viimase mõne aasta jooksul. Ja kala on olnud selline endiselt natuke nagu kahtlane asi minu jaoks. Aga tegelikult, kui ma nüüd taksos mõtlesin selle peale, siis ma sain aru, et ma olen nagu viimase aasta jooksul niimoodi siin-seal kuskil restos või kuskil nagu olen seda kala söönud. Et kui ta tuleb mingi set menüüga ja ma ei ole saanud valida, et siis olen ma kala söönud. Ja tegelikult kõik need korrad on olnud meeldivad. Tänase lõhega täitsa hea oli. Et mu kujutluspilt ilmselt sellest kala maitsest on olnud midagi muud. Vaata, ma ei ole kunagi kilu söönud, aga ma arvan, et ma olen ette kujutanud, et kõik kalad maitsevad nagu kilu äkki. Aga endiselt ma ei ole kilugi söönud, nii et aga hästi siuke mingi spetsiifiline kala maitse oli minu nagu mõttes, aga tegelikult okei, see lõhe, ta ikkagi on nagu kalane, aga meeldiv. Ja mingisugust valget kala, ma ei tea. No igatahes mingid kala ma olen veel söönud ja ei ole kordagi olnud ebameeldivat kogemust. Nii et ma arvan, et ma võin ennast nüüd avada kalale. Et ma olen tegelikult üldse viimaste aastate jooksul nagu väga palju oma maitsepaletti avardanud ja kui kunagi oli ikkagi niimoodi, et mingites kohtades või et ma ei tahtnudki mingitesse kohtadesse sööma minna, sest et ma teadsin, et ma ei saa mitte midagi sealt menüüst võtta. Et nüüd vist sellist olukorda enam ei olegi, kus ma mitte midagi ei saa võtta. Ja ma ka ei lähe seda kõige lihtsamat teed pidi nüüd enam tihtipeale, et kui varem, kui kana on menüüs, alati võtan kana, ja oli see nagu minu mentaliteet. Aga nüüd, esiteks kõikides kohtades polegi ka kana ja nüüd ka ma olen nagu palju, kuidas see on adventurous, olen julgemate valikutega nüüd
ja see on väga tore, et ma avastan uusi asju, mis mulle meeldivad. Okei, läksin täiesti toidu teemale. Pidu oli vahva, Janne oli võtnud sinna selle fotomasina ja neil oli mingi äge see siuke kuldne taust. Ehk siis kõik said seal pilte teha, välja printida neid kohe, et see oli väga äge. Ise tegid süüa, kokteile, oh my god. Janne abikaasa Priit tegi nii head vaarika kosmopolitani. Ma ei olnud sellist asja ennem joonud, vaarikas mulle väga meeldib. See oli väga maitsev. Ja siis tegime selle Secret Santa ära. Janne sai siis minu kingituse, sellega ta jäi õnneks väga rahule. Ja mina sain kingituse Meerilt, keda kahjuks ei olnud täna kohal, aga ta oli kingituse ikkagi sinna viinud. Ja väga armas kingitus. Tahtsin teiega ka jagada seda. Kõigepealt põhiline asi. Hitster, Guilty Pleasures. Ma olen korra Janne juures mänginud seda originaal Hitsterit. Et see on siis selline mäng, et selle juurde käib siis telefoni äpp ka, kus, kuidas ma seda seletan? Kõikidel on mingisugune aastanumbriga kaart. Ma olen ühe korra mänginud, nii et selles suhtes võib-olla natuke vara midagi pange. Suvaline aastanumbriga kaart ja siis hakatakse telefonist laskma lugusid. Ja sina pead arvama, kas see on välja tulnud enne seda aastat, mis sinul kaardi peal on või peale seda. Ja siis vastavalt sellele hakkab see mäng minema, et kui hästi sa pakud neid aastaid. Ja see on siis mingi nagu lisavariant, kus on siis üle 300 uue hiti. Igatahes päris äge ja tegelikult ma ise ei ole, ma ei tea nagu muusikast väga palju või ma ei ole nagu mingisugune ekspert, aga kui me ükskord seda Janne juures mängisime, siis tegelikult oli väga fun ja mul läks isegi täitsa normaalselt. Nii et ma arvan, Meeri sellepärast siia selle pani, et me oleme seda korra seal koos mänginud ja it was fun. Et täiega äge siuke seltskonnamäng. Ja nii vahva, vaadake. Kirsisokid ja teine sokipaar on siis nende õitega. Nii nunnu. Ja siis oli siin veel selline kuusehe. Nii tore. Ja veel 2 pulgakommiga. No issand jumal. Kui vahva. Väga hea kingitus. Mulle tundub küll, et see on üle 35 €, aga ma ei tea. Igatahes väga tore. Ma ei kujuta ette, kui pikk see video üldse tuli. Loodan, et siin midagi vahvat siiski oli. Suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba homme. Tšau!